muusikasööt ja ma kutsun Tiina täna siia lavale endaga koos ja mul on au Tiinale võib-olla läbi huumori ja läbi armastuse mõningaid küsimusi esitada. Me vestleme natukene selle raamatu sünniloost ja võib-olla ka Tiinast. Teeme nii. Ma kosta. On kosta. Istume. Teeme ära, mis on? Tere tulemast kõikidele minu poolt ka. Ja ei olnudki ju veel tere ütlen, aga tegelikult need paljud kallistused olid juba väga soojad ja tore on siin olla. Tiina, aasta tagasi, või täpsemalt 3 päeva vähem kui aasta tagasi olime samas ruumis sinuga koos. Mina olin samal toolil, kus ma praegu olen, sina olid teisel toolil ja meil on üks vestlus, et Annika, me tuleme koos siia lavale tagasi. Ja Kaido, see oli sinu raamatu esitlus. Ehk et selle raamatu selline edasine tõuge valmimaks nagu päris raamatuks sai aasta ja 3 päeva tagasi seal samas ruumis sinu esitlusel. Esitlus toimus täpselt samas formaadis, minu osaline oli Raido, Annika ja mina istusin kusjuures mitte päris seal, natuke seal pool. Ja ma lahkudes Annikaga parklas olime ja ma küsisin Annika käest, et kui ma kirjutan raamatu, kas sa tuled mulle lavapartneriks? Ta ütles jah, ma ütlesin, et okei, ma pean raamatu kirjutama. Ja ta tuli. Aitäh, et sa tulid siia minuga täna. Oli suur põhjus, eks ole. Ja sa ei saanud ju mulle seda lubadust murda. Kuule, aga Tiina, tegelikult, kui ma päris ausalt ütlen, siis ma olen kuulnud selliseid kuulunutte linna pealt. Inimesed tahavad teada, mis sul Tiina viga on? Mis suga juhtus, et sa hakkasid raamatut kirjutada? See raamatu alge ja idee oli minuga juba niisugune 5 aastat tagasi. Siis ta hakkas muudkui niimoodi kerima ja tuli tagasi ja läks ära ja siis ma vaatasin, et kõik on juba tehtud, pole midagi nagu teha. Ja siis ühel hetkel nagu tundsin, et jälle tuleb tagasi. Nagu see, et midagi peaks ikka sellest raamatust saama. Ja siis tšaudet. Ja siis võtsin endale 3 või 4 päeva, ma täpselt ei mäleta, ja sõitsin Vihula mõisa üksipäini ja läksingi selle mõttega, et istun maha ja vaatan, otsustan ära, kas ma kannan seda nagu kuklas või ma lasen ta vabaks. Ja see Viru mõis on 4 päeva, ma arvan, oli selline nagu, ma ei tea, sellel ajal ei olnud nagu ruumi, seda oli nii palju ja see hakkas lihtsalt jooksma ja lühidalt kokkuvõttes oli nii, et kui ma sealt mõisast ära tulin, siis ma teadsin, et ma kirjutan vähemalt 3 raamatut. See on esimene. Ja siin sa oled jällegi, me oleme samas ruumis, anname lubaduse, et järelikult need 2 on olemas. Aga teate, ma üldse nagu ei põe selles mõttes, et kas nad tulevad või ei tule, et see on see, mida ma arvan täna, mida ma homme arvan, võib-olla on aimugi. Ja minu meelest see on nii vabastav ja see on nii äge. Aga see Vihula mõis ometigi oli väga loominguline ja väga viljakas ja midagi on kaante vahel saanud. Praegu ta meil siin selja taga, siin laual. Millest sa Tiina päris ausalt öeldes tegelikult kirjutasid? See formaat lõpuks tuli välja niimoodi, et ma nagu seisan siis kõikide ostjate eest. Et see raamat ei ole siis mingisugune müügiraamat müüjatele, vaid tegemist on raamatuga, mis on absoluutselt kõikidele inimestele ja ta tegelikult kirjeldab suhtlemist nagu kõige laiemas tähenduses. Ja ta on ühtepidi nagu müüjale toeks, et mida see ostja siis tegelikult ikkagi tahab, on ju. Kannan sama sõnumit, mida Rait, et müük on inimese aitamine, on ju. Ja mina olen siis see ostja, kes tegelikult vajab abi. Ja teisalt ta julgustabki ostjat nägemaks, milline on see võimalikkus, milline võib üks ostuprotsess olla. Nii et siin on nagu palju nüansse ja raamatu tagapaane soovitusel
Margus Nõlvak minu arust luges raamatu läbi ja ta võttis nii ilusti kokku, et see raamat ei ole lihtsalt müügiraamat, vaid see on, me kõik müüme kogu aeg midagi, müüme ideesid, juhina müüme oma lastele erinevaid ideesid, et ta on jah hästi lai. Isegi võiks öelda, et selline inimliku suhtlemise käsiraamat. Ma nii julgeks nüüd ei lähe. Noh, aga miks mitte? Iseenesest on raamat hästi lihtne, ta on kirjutatud lihtsas keeles, ma ei ole kasutanud allikaid, näiteks nagu Raido, jumal issand, ma ei tea, kui palju allikaid sina oma raamatu jaoks läbi töötasid. Ja ma Annikale ütlesin seal samas parkas, et ma kirjutaks küll, mul on nagu materjal ja kõik ja idee on olemas, aga nagu kui ma seda Raido Valu kuulasin, kuidas üks raamat sünnib, et siis ma vist ei taha. Ja Annika ütles hästi lihtsalt, et aga miks sa arvad, et see sinu puhul nii läheb? Siis mõtlesin, okei, ja see avas ka nagu siukse täiesti uue võimalikkuse. Ja ma olen hästi õnnelik, et ma enne raamatu kirjutamist, ma ei ole aastaid lugenud, ikkagi aastaid ei ole lugenud ühtegi müügiraamatut. Ja ma olen jumala tänulik, et ma seda ei teinud, sest ma kirjutasin raamatu nii enam-vähem valmis ja siis ma võtsin Tehinglukku vist Äripäeva üks müügiraamat ja kui see lahti oli, siis ma sain aru, issand, ma oleks enne lugema, ma peaks seda raamatut kirjutanud. Ehk et ma räägin just sellest inimlikumast poolest, Tehinglukku tähendab ikkagi nagu Tehinglukku, et survestamisega ei saavuta väga midagi. Ma olen ka sinu raamatu läbi lugenud ja kinnitan, et seda on väga lihtne lugeda. See on tegelikult nii geniaalselt üles ehitatud, et kui sa oled kiire inimene, sa tahad kiiresti saada seda infot või seda hinti, millega edasi minna, siis Tiina on selle nii hästi konstrueerinud, et need väikesed kokkuvõtted annavad sulle suurepärase tegelikult kohe nagu valemi, kuidas ja mismoodi nagu toimetada. Aga läheme natukene veel selle raamatu juurde. Ma ei tea, on siin keegi, kes on juba seda raamatut lugenud? Natukene. Keegi juba käes on hoidnud? Pärast saate veel kõik endale kätte haarata. See raamat algab kirjaga, Tiina. Jaa. Räägi sellest natuke. Raamat algab kirjaga, kus ostja pöördub müüja poole ja kirjeldab talle, mida ta tahab ostuprotsessis kogeda. Et see ongi nagu selline südamesse kiri, et mina ostja räägin sulle nüüd, mida mina tahan kogeda. Ja raamat lõpeb ka kirjaga. Sa haarasid mu sõnad suust ja tõepoolest raamat lõpeb kirjaga, aga jõuame selle juurde natukene hiljem. See kiri on sul selline sinu enda vaates kirjutatud, jah? No ikka, terve see raamat on minu vaates. Absoluutselt. Ja ma tean sinu kohta midagi sellist, et sa oled öelnud, ma kerin natuke tagasi. Mitte, et sa ei ole öelnud, vaid ma küsin sinu käest, et mis vahe on Tiina shoppamisel ja ostmisel? Minu jaoks, mulle ei meeldi shopata. Mulle väga palju ei meeldi osta. Mulle meeldib see, kui mind toetatakse ostmisel. Et näiteks toon näite, kui ma nagu tean, mida ma tean, et tulen siia poodi, tahan seda, lähen ostan kõik tiimlunja. Shoppamine on see, et kui nagu otseselt pole vaja, aga igaks juhuks lähed, käid, shoppad, tihtipeale me täidame oma emotsioone sellega, erinevaid põhjuseid on, miks lihtsalt arutult shopata, lihtsalt osta midagi. Aga mulle väga meeldib ja millest ma tohutult puudust tunnen, on see, kui ma lähen poodi, ma isegi võib-olla ei tea, et mul on vaja midagi. Ma ei tea, ma toon üks näite, et lähen näiteks üksiku naisena ehituspoodi, mul on remonti teha, mul on vaja seda teha, aga ma ei tea ehitusmaterjalidest midagi, ma tegelikult absoluutselt ma ei tahagi nendest teada midagi. Et siis oleks keegi, kes tuleb, küsib minu käest, et mida ma tahan, kuidas ma tahan, millises olukorras, et ta mõtleks nagu minu eest, mitte nagu lihtsalt ei ütleks, et mul on see ja see toode, vaid ikkagi toetaks mind. Nagu see ostutreenerid vajavad sellest kirjutada. Ja tegelikult see raamat räägib ostmisest
selles mõttes annab ka vihje, et kuidas sina tahaksid osta? jah, see on minu isiklik juhet, kuidas mina tahan osta, jah. Eks ta räägib müümisest ka ikka. Aga see on alati pööratud, eks ole. Ehk et pöörame selle ümber ja me räägime tegelikult siis ka müümisest. Tiina, mulle meenub raamatust batuudi metafoor. Ma võib-olla küsiks korra publiku käest ka, et kui me mõtleme omavahel suhtlevad, seal on kuulsel ja batuudil. Ma arvan, et see on selline pehme maandumine mõlemad poolt kogu aeg. Jaa. Ja Tiina tegelikult selle all mõtles ja tõi selle batuudi näite, mina ei olnud seda varem kuulnud, on nagu see, et kui me kuulame teist mitte nagu käst, vaid nagu batuut. Et me võimendame seda, mida teine on öelnud ja siis selle tagasi põrgatades. No muidugi võib vahepeal ka üle võlli minna, aga enamasti võimendame seda, mida teine on öelnud ja seda kuulates sellisena võiks olla see tulemus või see mõju ääretult nagu mõnus. Nii et vaata, kui sina täna kuulad, ole kui batuut. Ja kui me siin dialoogis oleme, siis vaatame midagi sealt tagasi põrka. Tiina, mis sinu enda jaoks raamatust on võib-olla selline kõige südant soojendav või mis päriselt hinge läks? Kogu raamat tuli puhtast hingest. Hingetu? Ei ole hingetud, et sealt tuli ka väga palju energiat. Ma arvan, et mind ennast üllatus see, kuidas see kõik nagu jooksis üheks mudeliks, et see mind nagu päriselt üllatas ja ka see lõplik formaat, et ma kirjutan nagu ostja vaatenurgast, see mind ka ennast üllatas. Ma tegelikult nagu, ma ei tea, see raamat kuidagi niimoodi tuli, et ma kogu aeg olin ja imestasin ise ka, et üks osa ongi uudishimu olulisus, et ma olin nagu täiega uudishimulik, et kuidas nüüd edasi saab. Ehk et ma olen raamatus on siis minu loodud teadliku müügisuhtluse mudel, kus on 6 erinevat etappi ja siis on seal iga ühe kohta kirjeldus, et ma arvan kogu see tervik, et kuidas see nagu tuli, et ma olen nagu jube uhke selle üle, kuidas see tuli. Päriselt ka. Ja see publik siin on nagu ka nagu täiesti uskumatu, et ma vaatan neid nägusid, mis nagu järjest juurde jõuavad, et no täitsa lõpna. Et need on lihtsalt nii, see on nagu kuidagi niisugune tunne, nagu ongi nagu elu kokkuvõte, nagu praeguse hetke elu kokkuvõte, et nüüd mingi koht sai nagu läbi, et mul on siin nagu erinevatest töökohtadest ja erinevatest hetkedest nagu inimesi koos, et see on nagu nii äge. Aitäh kõigile, kes tulid. Nii väga lõpetame. Aitäh, kes tulid, aga mulle meenub ka, kui me sinuga mõned tagasi vestlesime, siis sa justkui ütlesid, et tegelikult ma ei lõpeta midagi, ma alles alustan. Ma kuidagi nagu tähistan seda, mis alles algab. Miks mitte tähistada seda raamatuga, on ju? Absoluutselt. Kuule, aga see mudel tegelikult ka oli minu jaoks ka suurepärane üllatus. See kasutasid tegelikult ka väga loogilist sümbolit ja metafoori. Ma ei ütle praegu, mis see on, kui sa raamatu kätte saad, siis sa näed ka visuaali. Ja võib-olla ma tooksin selle veel juurde, sa tõid selle uudishimu, aga sa räägid raamatus tegelikult ka kohalolust. Kas on mõni näide või mõni mõte selle kohalolu koha pealt, see on tänasel ajal ääretult tegelikult oluline nagu teema. Ja sa tegelikult jagasid mulle mingi hetk ühte head mõtet kohalolus justkui olemisest ja selles mitteolemisest. Jaa, sa mõtled see lapsega lugu näiteks, jah? Ma ise avastasin, kuidas on võimalik midagi tehes mitte kohal olla. Et paar päeva tagasi Anniga siin vestlesime, siis ma teen just selle näite. Mul on siin 5-aastane tütar. Ja aitäh, Diandra, et sa tulid. Ja Diandrale ma iga õhtu, kõik see 5 aastat olen ette lugenud raamatuid. Ja lasteraamatud on sellised, et kui see raamat köidab ja lähed nagu selle looga kaasa, no ma ei saagi vahest lugeda, niimoodi on nutma enne, et
aga teine variant on see, kui seal see lugu ei köida mind. Nagu ongi mingi, ma ei tea, ühesõnaga mingi lugu, mis mind ei köida, siis on täiesti võimalik lugeda lapsele lugu ette selliselt, et ma tegelikult tegelen oma mõtetes mingisuguse, ma ei tea, homse päeva, eilse koosoleku, millegi absoluutselt muuga. Samal ajal ma loen nagu lapsele seda ette ja tegelikult sealsamas müügisuhtluses või igas suhtluses me vahest räägime, aga me ei ole absoluutselt kohal. Et mulle enda jaoks nagu just paar päeva tagasi kohal. Kuhu su kohalolule tähelepanu läks kohe nurga taha? Anne vaatas kuskile, siis ma vaatasin, kus ta vaatas. Ei, sorry, ma vaatasin seda lindistajat siin. Siin oli mingi asi. Ja see oli minu väike kaval nipp selle läbi selle kohalolu tegelikult tuua ka sinu pere siia vestlusesse. Aitäh! Ma usun, et meie lähedastel on oluline roll kõigel sellel, kes me oleme, mida me loome ja kuidas me seda maailmaga jagame. Ja see oli väga armas ja ma näen sinu silmadest praegu sellist heiki. Kes on veel võib-olla sinu jaoks on need olulised tugisambad selles vaates, kes on tegelikult võimaldanud seda protsessi sul läbida ja et see on jõudnud siia kaante vahele. Mitte, et see oleks nüüd see, et me oleme selles pisarates ja tänukohas, vaid et kui sa nagu mõtled selle peale, tänu kellel või millele tegelikult see teekond jõudis siia, et me siin täna jagame selle raamatu esitlusel sind ja seda tulemust. Ma arvan, kõik, kes olid abiks Jandraga, et Merilin, minu siis teine tütar, oli abiks, Tamur jooksis juba minema, aidanud last hoida, sina ise kindlasti, Annika on coach olnud, neid inimesi on nii palju ja tegelikult osad lood on ka siia raamatusse kirjutatud, et mul on igas peatükis on lugu, igas peatükis on selline kogemusamps, et on näiteks, ma ei tea, ütlen nimeliselt Viive Luigas Swedbankast välja, näiteks väga olulist rolli mängid selles, et iga peatükk lõpeb kogemusampsuga. Sest Viivega me ühel konverentsil põgusalt vestlesime, polnud 10 aastat vist rääkinud. Ja siis ma ütlesin talle, et ma kirjutan raamatut, et sa oled ka nagu müügijuht, et mida nagu sina oluliseks pead, et mis on need olulised kohad. Ja siis ta jälle kirjutatakse, et seal on nii vastikud mingid lood ja ma tahaks nagu seda põhipointi nagu kätte saada. Ja siis ma tegin Viivele kokkuvõtte peatükist. Et see on üks asi. Neid inimesi on palju, ma pärast lõpus, kui sobib, et siis ma teeks nagu sellise pidulikuma tänuringi ka. Ja muidugi Äripäev ise, et ja minu juht, Mari, kus sa oled? Mari levitab seal. Marile vist mul nagu tulin sealt Vihulast tagasi. No üldse, et sa võimaldasid Vihulas käia, ega see ju ainult, kes ma käisin Haapsalus ja ma olen ka raamatut kirjutamas. Et tööandja tuli väga hästi vastu ja siis Mari viis mind Liinaga kokku Äripäeva kirjastusest ja siis juba toimetaja Karen ja muidugi Merje, kes on Raido Tagaveidus, et täiesti uskumatult. Aga pärast võib-olla pikemalt. Kindlasti. Selle küsimuse mõte võib oligi meenutada see, et kes on sinu tagalas ja vaadake, millised seosed hakkasid siin juba tekkima. Tundub, et see grupp inimesi on siin juba kõik omavahel seotud ja me tegelikult olemegi. Sa mainisid lugusid, Liina, ja tõepoolest, ja kusjuures Viive Luigas, kas Viive on praegu siin? Ei ole. Viive on ka minu kolleeg ja tervitused talle siis praegu siit. Merle on siin, et Merle kaudu ma palusin Viivele siin edasi öelda. Ja ma ütlesin kahjuks, et ta ei saanud tuleda. Aga mis ta arvas, et nüüd ma talle nagu raamatus tegin kiire selle? Ta kindlasti tänab. Me oleme raamatutesse sisse kirjutatud, tähtedesse kirjutatud, aga tulen ikkagi taas selle loo juurde. Tiina, ma ei tea, ma arvan, et sinu inimesed tunnevad sind piisavalt hästi, aga ma kujutan ette, et raamatu kirjutamisel on ka piisavalt musta materjali, mis võib-olla ei peaks alati päevavalgust nägema. Teeme nüüd mõninga paljastava sellise
no ma ei tea, riidest, kas võtame lahti, aga mõne paljastava fakti, et jah, see põli kattus natuke. Mis on sellest mustast materjalist, mis tegelikult raamatusse ei saanud või sai, aga on varjatud kujul? Tekitame seda pinevust ka tulevastele lugejatele. Oled valmis? Jaa, küll, ma sain aru küll, kuhu sa siis. Jällegi jagasin sulle ühte lugu, mis pidi meie vahele jääma ja nüüd jälle see peab see kõige põnevam lugu ära. Kindlasti, teeme seda, sest ega nüüd on juba kõik läinud. Ma proovisin, mitte ma ei proovinud, vaid ma panin raamatusse neid lugusid, mis on ikkagi päris lood. Ja kui ta on raamatu jaoks välja mõeldud, et lihtsalt näitlikustada midagi, siis see on ka sinna juurde toodud. Ja raamatus on üks lugu, ma täpselt ei mäleta, millise peatüki juures see oli, aga üks lugu, mis kirjeldab kleidi ostmist. Ja pean üles tunnistama nüüd, et seda kleiti ma ei ostnud, vaid tegelikult on see lugu küll kirjeldatud nagu selle protsessina, mida ta peab edasi andma, on kirjeldatud küll üsna üks-ühele, aga ma tegelikult olin Manchesteris, Stratfordi keskuses Victoria's Secreti pesupaas. Ja et mitte nagu neid detaile sinna nii kirjeldada, kuidas ma nagu seal poes olin ja millise kogemuse ma sain, kuidas mind see, no see oli tõesti nagu, see on nagu ma täna mõtlen, et mul on nii, et võiks pesu osta, siis mul esimene mõte tuleb, et ma tahaks minna Manchesteri Stratfordi keskusesse, võt siin Victoria's Secreti poodi sellepärast, et seal oli väga hea ostutreener. Sain ka vihje, et Tallinna Kaubamajas saab ka. Aga no tõepoolest, ma olin juba mitmendat korda seal poes, tahtsin pesu ja ma ei, no seal ei olnud nagu minu numbrit, tere meili. Seal ei olnud, noh, ma nagu visuaalselt vaatan, no ei ole nagu võimalik, et no väikestele rindadele ei tehtagi rindahoideid, aine. Ja siis nagu läks nagu veits imelikuks juba, et korvide mõõdud on nagu kuidagi valed. Ja siis ma võtsin nagu ikkagi küsisin. Ja noh, tegelik siis vastus oli see, et seal ongi nagu inimese enesetunde tõstmiseks. See, kes kannab näiteks A-korvi, ostab C. Ja mina lihtsalt käin üle poodi ja keskendusin ainult sellele, et mul on vaja nagu mingi asja ja ma ei tahtnud nagu seda, kusjuures isegi Karen, võib-olla sa mäletad, kui me seda teksti toimetasime, siis mul oli sinna kirjutatud, et oligi see lause, et see lugu juhtus pesupoes, aga mitte neid detailidega nagu ülekoormad, et ma tõlkisin ta nagu kleidi looks. Siis noh, lõpuks iga selle lugemisega siis noh, me viskasime selle välja, siis see tundus üleliigse mürana. Aga lihtsalt jah, siis infoks, et selle looga on niimoodi. Aga väga, ma vist jäin praegu Anne-Mai otsa vaatama, et väga aus lugu ja kohe teen teile reklaami, et kellel on vaja uusi prille, minge palun Anne-Mai prillibutiiki. Et üks lugu, no see on üks-ühele. Ja kui Annikaga vestlesime siin, tegime ühe eelvestluse, siis mul olid prillid ees ja Annika esimene küsimus oli, kas need on need prillid või? Kui te seda prillilugu loete, siis ärge tormake Tiina prille korrigeerima. Te teate, siis raamatus saate põhjuse, miks. Aga nüüd me tõesti vabandame kõigi ees, sest et nüüd, kui te Tiina raamatut lugema lähete ja jõuate peatüki juurde, kus ta räägib kleidist, siis palun, ärge kujutage ette, eks ole, 3 punkti. Nagu ma ütlen teile, et palun ärge mõelge nüüd helesinisest delfiinist ja mis siis on, kõigil on helesinine delfiin silme ees. Ehk et jäägu see siia ruumi ülejäänud, kes loevad ikkagi kleidi kohta. Ja tegelikult ongi, see oli nii hea kogemus, et kui mul oli plaanis osta nagu üks asja, siis ma tulin sealt ära, ma mäletan mingi 5 See on imeline näide sellest, mis tähendab osta, mitte shopata. Mul tuli meelde, et siinsamas Kaubamaja naistepesumaailmas võiks seda saada, meeste puhul vist ilmselt ka meeste maailmas. Aga kui teate Eestis veel selliseid kohti, siis jagage lahkelt. Tiina tahab minna ostma. Ja mina ka mideks, jaa. Võivad olla ka mingid teised, mis ei pea olema pesupoe. Jaa, see oligi laiendatud vihjete osa, eks ju, et see vihje töötab alati ja tegelikult vihjetest rääkisid sa ju raamatuski, kuidas
panganduses tegelikult vihjesüsteem viib päris kliendi õige inimeseni, nii et need vihjed on alati üliolulised. nii, aga Tiina, nüüd tuleme selle teise kirja juurde. Sa rääkisid esimesest kirjast, ütlesid, et lõpus on teine kiri ka. Raamat algab kirjaga ja raamat justkui ka lõpeb kirjaga. Mis selle teise kirja mõte ja point ja sisu sinu jaoks on? Ja seal kahe kirja vahel on veel erinevaid kogemusampsusid ja erinevaid harjutusi, kuidas ennast teravana hoida. Teine kiri on suunatud selle müügiinimese juhile. Ehk et kallis juht, see kiri on nüüd sulle, et kuidas siis mind juhtida. Kui mina tahan ostjale pakkuda sellist kogemust, et kuidas mind siis juhtida. See kiri ei ole mõeldud nagu selles mõttes, et nüüd see müügiinimene loeb raamatu läbi, näpud püsti, kirjutan kohe nüüd juhile kirja, vaid ta on nagu selline natukene metafooriline, et ta võib-olla suunab ka sellele, et ise võiks võtta vastutust ja ka natukene sellele, et mõningaid võib-olla kokkuleppeid peaks ikkagi juhiga tegema, et ta hoiaks seda. Ja ta on natukene sissejuhatused võib-olla ka järgmisele raamatule. Just nimelt selle juurde me võib-olla mõne mõttega veel jõuamegi, aga tegelikult selle raamatu mõte, miks ma tahtsin praegu tuua selle konteksti, et kiri juhile on ka see, et see raamat tegelikult ongi suurepärane inimkäsitluse, inimpsühholoogia, hea inimliku suhtluse ja tegelikult miks mitte ka suurepärase juhtimise käsiraamat. Et kui järgida tegelikult neid hitte ja nippe ja seda süsteemi, mille sa oled nagu loonud, siis tegelikult me jõuame alati selleni, et teine osapool rõõmuga tahab tegema hakata seda, milleni me jõudsime, sest igaüks tunneb ennast ära selles kohas, kus ta on kuuldud, tuntud, tunnustatud ja see väärtus ja see vajadus on tegelikult seal väga selgelt nagu kohal. Nii et juhtidele on see raamat kindlasti ju ka, on ju? Jaa, absoluutselt. Ja mul on nii hea meel, kui Margus oli selle raamatu läbi lugenud. Margus Nõlvaks, kes on, ma sellepärast vaatan siia, ma vaatan seda tagakant, kui ta oli selle läbi lugenud ja tegime sellise kiire telefonikõne ja kui Margus tõi esimese asjana välja, et kuule, et see raamat ei räägi tegelikult müügist, et ta räägib ju suhetest ja ta tõi ka selle sinna juhtimiskonteksti. Et mul oli nii hea meel, et ta nagu selle lugemisega jõudis sinna kohta, mida ma ise arvasin ka, et kuhugi jõuda. Tiina, eks see on ju avatud ja aus vestlus. Tundub nii. Ega sul on juba selline provokatiivne tüüp siia kõrvale võetud, et ega kui juba läks pesupoodi, siis et üks raamat saaks kaante vahele. Kas sa pidid kogema ka tegelikult ka vastuseisu, saama eisid, müü nii, et ma rõõmuga ostan, rõõm võib-olla vahepeal kadus. See oli midagi sellist, mille osas sa tegelikult said ka tunda seda, et kõik ei lähe kohe nii ja mida teha siis? Rõõm ei kadunud, aga tegelikult mul on tagakaanel 2 soovitajat ja mõlemad esimese korraga ütlesid mulle ei. Ura! See on üks hea märk. Räägi veel sellest natuke. Margus Nõlvakut ma tegelikult ei tunne ise. Margus täna siin ei ole. Margusega kohtusin eile esimest korda ja ma teda ei tunne, aga mul oli tegelikult endal nagu niisugune visioon, et tagakaane soovitusi kirjutab mulle Swedbank ja mul olid sealt isegi juhid välja valitud, sest ma olen ise Swedi taustaga ja ma tean, et Swedbankas väga niisuguse kaasava müügiga tegeletakse süvitsi. Ja ma tahtsin siis Swedist kedagi ja olin täitsa kindel, et tuleb. Ja venitasin niimoodi mõnuga ja tegelikult siis, kuna Swedbank on muutnud enda brändi reegleid, siis ma sain sealt ei ja siis ma hakkasin mõtta ja Margus soovitas mulle, sina vist ei soovitanud, aga ma küsisin nagu tuttavate käest ja võtsin tega lihtsalt ühendust, helistasin, ütlesin, mina Margus, mina Tiina, kirjutasin raamatu, hakka soovitama.
no tegin kiire kokkuvõtte praegu, päris nii ei tulista. Ja siis ta ütles mulle, et ei, et ma ei saa seda teha, sellepärast et ma just kirjutasin ühe tagakaane soovituse, et just üks kliendikeskne raamat ilmus ja ma olen just soovitaja. Ma ei taha, et must saaks nagu mingi sihuke raamatute soovitaja, ma ei taha nagu sihukest endale sihukest kuvandit. Ja Eiket ütles mulle ei, aga siis ma tegelikult, mida ma nüüd tagantjärgi ise olen mõtlenud, et mida ma tegelikult tegin, ma tegelikult loobusin. Ja siis ma põhjendasin talle, et miks see tegelikult oleks võinud ikkagi olla hea mõte. Ja siis tal läks huvitavaks, ütles, et okei, saada mulle, ma sirvin. Ja siis ta vist, ma ei tea, järgmine või ülejärgmine päev ütles, et kuule davai, ma kirjutan sulle. Ta luges jumala kiiresti, ma ei tea, väga ruttu selle raamatu läbi. Ja sain ei, millest sai siis päris peale loobumist sai jaa. Ja minu tegelikult kõige esimene valik raamatu tagakaanele oli Mare Kork. Aga Mare ütles mulle ka, et ei, et tema nagu sellise asjaga ei tegele. Tema ei anna mingisugust tagakaane soovitusi. See päris nii ei ütle, ma panen üle pulli praegu kõvasti. Aga meil oli vestlus ja ma vist võib-olla isegi ikka pakkusin, aga ühesõnaga sain aru, et ei taha seda väga hästi teha. Ja siis mul oli Margusel olemas, raamat oli juba peaaegu trükkis, peaaegu jalgupidi trükkis ja siis Mare ütles, et tead, ma ikkagi kirjutan sulle. Ja siis sain Mare omaga aitäh sulle. Ja mis on, et esimene oli ikkagi ei, et mõlemad tulid läbi ei. Mis tähendab seda, et jaad elavad õige maailmas, selleks, et jaad saada, on eisid vaja ka kogeda. See on nüüd siuke tüüpiline müügijutt. Tada! Aga keerame nüüd kurssi, sobib? Nüüd me vaatame teie otsa ja nüüd on see koht, kus teil on võimalik kõik saladused Tiinalt nüüd välja noppida. Milliseid küsimusi tahaksite teie publikus täna Tiinalt, võib-olla ka minult, aga rohkem ikkagi Tiinalt küsida? Palun. Võida vist on nüüd kuulda. Ma küsin Niina seda, et kui ma lähen keskmisesse supermarketisse, ükskõik mis kellaajal, nädalavahetusel, siis seal on lisaks poelettidele on need väiksed müügimehed, 1-2 tükki, kes alati vaatavad. Ja ma ei ole üldse mõnda fänn isiklikult ja kui ma sinu raamatu pealkirja vaatan, seda sisu, mida ma lugenud ei ole, siis mida sa neile soovitaksid? Tiina, ütle see uuesti, keegi ei kuule. Küsimus oli siis selles, et poodides on meil need agarad müügimehed, kes aitavad meil kõigile harjutada eide ütlemist. Et milline soovitus nendele oleks? Inimlikkus enne kõike. Ma just üks päev siin Raidule jagasin, see küll ei ole nüüd otse nagu nende müügimeestega seotud, aga see viis, kuidas sa inimese poole pöördud, on oluline. Ja need olid müügimehed, olid Toidupanga noored, kes kogusid Toidupangale neid, jagasid neid pabereid, et mis pabereid, kuidas öelda see? Infovõidikuid. Ja võtsid inimesi seal ukse peal kohe nagu vastu nende päikudega, enne kui inimene poodi sisenes ja küsimus oli selles, et soovite ka Toidupangale annetada. Et kõik ütlesid ei, sealhulgas mina. No mina ei soovi. Ja siis ma hakkasin paast välja minema ja siis ma nagu vaatasin 2 kohvimist ja siis ma natukene mõtlesin, kuidas saaks seda olukorda parandada. Ja siis ma ütlesin neile, et aga proovige sedapidi, et palun aidake. Ja siis ma jäin sinna seisma ja järjest kõik inimesed naeratasid, võtsid vaiku vastu. Ehk et see suhtlusviis oli see, et kui mulle öeldakse, et palun aita mind, siis ma tunnen, et ma olen välja valitud. See oli nagu hoopis teine tunne tekkis. Aga see, kui nagu jah, ta tuleb seal mulle vastu ja ütleb, et tere tütarlaps, mis ma tahan sulle räägida. Aga lihtsalt mingi inimlik lähenemine ja mingi küsimus või mingisugune asi, mis mind nagu päriselt võidab, mitte lihtsalt haiget tähelepanu saada. Jaa, kas on veel? Ma ei taha küsida. Jaa, ma hea meelega küsin. Tiina, mitu korda sa ise oma raamatu lõplikku teksti läbi lugesid ja kas sinu enda hinnangud muutusid ka enda lugemiste käigus? Sinu enda raamatule? Aira kirjutab ka praegu raamatut või 2. Teab nagu väga hästi seda. Raamat,
ma nüüd teda ei ole tükk aega lugenud, ega ma ei julgegi lugeda. Karen ütles, et temaga ei julge. Toimetaja siis. Kogu see raamat sellisel kujul, nagu ta praegu tuli, see on 3. versioon nagu raamatust. Hinnanguid ma endale ei andnud. Ta nagu elas kogu aeg ja mida rohkem ma lugesin, seda rohkem ta hakkas elama, et me lihtsalt panimegi ühel hetkel Kareniga nagu nüüd siit katime ära, et rohkem siit edasi ei saa minna. Aga ma ka vaimustusin, nagu Mare räägib, et ikka peab vaimustuma. Ma nagu vahepeal olin raamatust paar nädalat eemal, toimetaja toimetas ja siis ma läksin uuesti. Muidugi ma kirjutasin selle lõpusse isegi paar peatükki ümber ja praegu ma kujutan kirjutaks sealt pooleks kõik ümber. Aga jah, see on huvitav protsess, milles olla. Ja, palun veel. Kas oleks võimalik mõelda ka sellist pealkirja, et osta nii, et ma rõõmuga müün? Et mida see ostja saab teha selleks, et see hästi läheks? Äkki? See on jah, alati on ju 2 poolt on ju. Ma arvan, et ostja peaks olema avatud ja väga hea küsimus, Heiti, aitäh sulle. Alati on 2 poolt ja ostja peaks ka enda eest seisma, et ta saaks nagu, ühesõnaga jah, siin on, peaks välja tooma need kohad. Oota, küsi uuesti. Mul hakkas nii tulema, nüüd läks ära kuskile. Osta nii, et ma rõõmuga müün. Ehk kuidas olla müügimaht, tõmmata enda külge head müüki. Tegelikult oledki nagu suurepärane suhtleja ja lased sellest müügist lahti. Ta on sul taustal ju ikkagi nagu nii olemas, aga see tohiks nagu seal küljes rippuda ainult selle eesmärgiga, et ma nüüd midagi maha muuks. Soov ikkagi aidata on ju Rait. Jah. Kas sa oskad ka niimoodi öelda, et milline oli kõige parem järgmine lugu, mis raamatust välja jäi või mõte? Väike nagu boonus nendele, kes siin on. Sest teised, kes loevad, nemad ju ei tea. Oi, kui hea küsimus. Seda materjali, mis välja jäi, oli päris palju. Ma kuskilt, kui ta mul lõpuks nagu sellisel kujul maandus, siis ma enam nagu kõiki neid asju ei saa panna. Aga ma ei oska vastata mulle praegu. Sa võid hetke võtta. Võin pärast helistan sulle. Okei, kokku lepitud. Helistan meile kõigile. Ja võta mul tegelikult, ma kohe ütlen ka. Ei ütle? Okei. See on keeruline küsimus, jah. Sest infot on palju. Selleks peab võib-olla Tiinaga personaalse aja kokku leppima. Kohvikusse minema. Aga julgemad veel, palun. Minul küsimus. Ja, palun. Mis sa, Tiina, oled juhina Äripäevas müügiprotsessis muutnud selle tarkuse toetuses, mida sa raamatus valid? Andres on Äripäeva akadeemia koolitaja. Loomulikult küsib selle küsimuse. Mida ma olen muutnud? Ma võtsin tööle müügijuhi. Kristina tervist, on ju. Kristina alustas esmaspäeval näiteks, on ju. Ta ongi, ma ei ole veel midagi nagu otseselt muutnud. Ma arvan, et sellist kuulamisoskust müüki tuua on nagu üks isegi kriitiline vajadus. Nagu päriselt kuulata. Tungina, mitte nagu svang lihtsalt istun ja ootan oma korda, vaid olen kohal ja kuulan. Et see on nagu see, mida ma tahaks väga, et meie müügiinimesed seeksid rohkem. Aga Kristina siis tegeleb sellega, jah? Ja huvitav muutus on ju see ka, et Äripäeva inimesed ei ole kunagi müünud raamatut müü nii, et ma rõõmuga ostan. See on täitsa ainukordne. Ilmselt küll.
palun veel küsimusi. Ja palun. Kuidas seda rõõmu tekitada? Iseendaga peab hea olla olema, võiks olla hea olla. Et kui ise oled rõõmus ja kohal ja uudishimus, siis tuleb see rõõm nagu taustal minu arust niisama. Meil on muidugi siin rõõmustamise oskuste maaletooja Mare Pork, et Mare oskab kindlasti veel paremini sellele küsimusele vastata. Ma arvan, et Tiina on juba nii hästi rääkinud vaimustumisest, et see on enda teha. See on kindlasti enda teha. Ma loen ette Mare ERR-is pealkiri Mare Pork, rahulolu algab igapäevase ilu üle rõõmustamisest. Nii et tuleb elu-ilu märgata. Elu-ilu. Iga päev. Isiklik assistent. Suurepärane. Palun veel küsimusi. Või mõni seos ja lugu Tiinaga, mis teile meenub ja kuidagi on siinkohal väga oluline lavale tuua. Võib ka midagi intrigeerivat Tiina kohta jagada, nagu me juba teame, Tiina on selleks täiesti valmis. Ei pea. Kas keegi on siin kontvõõras ka? Oo, väga tore. Mida te olete täna Tiina kohta teada saanud? Huvitav. Hästi empaatiline. Ja ma arvan, et tema elukogemus, kuna ma tean, et ta on pangast. Minu tänane kolleeg oli temaga töötanud. Et siis ta saigi siia ja sidemed tulid sealt hästi vahva. Ja mina olen ka kontvõõres, tulin selle elu-ilu pärast, nii et sain õige vastusega. Tasus tulla, enne. Aitäh, et te tulite. Ja kas te märkasite praegu, kuidas batuut hakkas tööle? On ju? See võimendus siia tagasi ja ma arvan, seda oli väga tore kinni püüda. Olen nüüd ajateadlik. Tohib Tiina, jah? Ja kui te lubate, siis oleks mul au praegu kutsuda siia Tiina juurde kirjastuse esindaja. Neil on soov Tiinale midagi öelda, midagi edasi anda. Palun. Meie soovime kogu kirjastuse poolt suur tänu meeldiva koostöö eest ja meil oli hästi hea meel, et me saime olla osa, et see raamat niimoodi mõnusalt kaante vahel sai ja minu selle raamatu toimetajana oli ka hästi hea meel sinuga saada. Ja nüüd selline mõte minu poolt, et täna on Rahvaraamatus teil kõigil võimalik endale see raamat soetada ja täna on isegi 15% hinnasoodustus ja ma usun, et ka Tiina on täna kindlasti päris valmis ka personaalseid autogramme ja pühendusi jagama. Nii et sa võid tulla julgelt võtta raamatu, ma kohe mitte hetkel, ja saada ka Tiinalt pühendus sinna sisse ja pärast lahkudes kassas kenasti see raamat endale lunastada. Aga ma tean, Tiina, sul on ka soov mõned head sõnad edasi öelda. Oled sa valmis? Olen valmis. Mul on Raido esitluselt meeles Raido sõnad selle pühenduse kirjutamise kohta. Ma kuidagi meeles, et need on sinu sõnad, et ma ei taha nagu, et raamat on nagu nii selline austust väärt asi, et ma ei taha nagu seda sodida. Oli kuidagi nime? Või see olla? See on minu sõnastus muidugi. Aga jaa, mul on küll mõningad tänusõnad. Ma kõigepealt tänaksin Mare sind, et sa ikkagi
olid valmis lõplikult siia ka oma nime nii-öelda külge panema. Et ja see rõõm ja rõõmustamisoskus, et see läheb lihtsalt meiega nii hästi kokku, eks ole ju? Nii, ja siis soovin mina väga tänada Merjet. Ja loen ette, mis ma sulle siia raamatusse ka kirjutasin. Kallis Merje, suur tänu ja sügav kalli selle teekonna toetamise eest. Ilma sinuta ei oleks see raamat selline, nagu ta on. Minu taassünni ema ja teadvuse mind. Karen on minu raamatu toimetaja ja Kareni jaoks on see ka täiesti esimene lapsukene. Et mitte, et ta ei ole enne toimetanud, aga päris nagu otsest lõpuni üks raamat toimetada ja ka kogu seda projekti juhtida nagu punktist A punkti B, et see on täiesti muljetavaldav. Meil oli väga hea koostöö, on. Ja siis minu kallis lavapartner Annika. Et seesama, mis me siin kokku leppisime aasta ja 3 päeva tagasi, et me siin kohtume, et see on 3 päeva enne aastat, aga polegi päris aastat. No, see on lihtsalt. Aga Annika, oled olnud selle teekonna käivitaja ja mõnigi sinuga koos saabunud taipamine on sellele raamatule hoogu andnud. Suur tänu toetuse, usalduse, minusse uskumise ja suurepärase esitluse läbiviimise eest. Ja teine ja 3. raamat on varsti veel, eks? Raamatut ei ole näha, aga... Raamatut ei ole näha. Jah, Annika lisaks sellele, et me siin 3 päeva vähem kui aasta tagasi kohtusime, et Annika on ka erinevatel eluhetkedel olnud minu coach ja siin ongi nagu selles mõttes pikem ajalugu ka meil taga. Väga pikk. Alustades pangandusest ja jõudes täna siia välja. Jah, täpselt nii. Ja tänan veel kord oma lapsi, aitäh teile. Maili, nii kaugelt olid kohale ja ma ei hakka neid kõiki nimesid nimetama, aga nagu jube šef on siin näha tõesti nagu seda. Ühesõnaga vahekokkuvõtte elule tõepoolest. Ja Krissu on meil Lapimaalt otse ühenduses, mu lapsepõlvesõbranna. Tšau! Ja väike Diandra on ka siin ilusti vastu pidanud terve selle pika aja. Aitäh sulle ka. Minu tütar siis. Aga nüüd on see võimalus, kus teil kõigil on võimalik tulla, võib-olla tõepoolest, Tiina, kas sul kirjutusvahend on? Jaa. Teile läbimõeldud suurepärane. Oma kuldse sulega saab anda ka autogrammidega. Nüüd on selline vaba aeg. Kui on isiklikud küsimused Tiinale, siis tulge poetage need kõrva taha, taskusse. Aga raamatult saate ka siit, ilmselt on kuskil seal kõrval ka ja... Et neid ei saa, neid peab ikka ostma. Jaa, saate võtta ja siis osturõõm 15% täna veel soodsam ka, nii et me püüdsime Tiinaga müüa nii, et teie rõõmuga ostaksite. Ma loodan, et te rõõmuga ostsite seda, mis siin laval toimus. On ju? Aplaus meile kõigile!